et leidsid aega mulle, Absoluutselt. Iga kell, Karmo, sinu jaoks. sest tegelikult miks me siin täna oleme, kõik küsivad minu käest, Ketlin, kogu aeg, mis see coaching sulle siis või talle annab, kui ta tuleb minu coaching usse, onju. et Ja tundub, inimestele on jäänud selline mulje, et coaching on ainult nendele, kes on, ma ei tea, sügavas masenduses või midagi. aga tegelikult see on midagi enamat, onju. et miks sa absoluutselt. jõudsid või sa võid rääkida oma loo, kuidas sa jõudsid minu juurde? palju lihtsam Ja mõte. ma hea meelega räägin. Praegu just siit vihikust otsin ka, sest ma tean, et ma olen kogu aeg kirjutanud nagu igakuiselt ka neid märksõnu juurde, mis mu elus on muutunud. Aga minu meelest coaching number 1 on nendele inimestele, kes ei taha üldse stressi ega masendusse sattuda, ma ütleks niipidi. Minu meelest see on see kõige hullem variant, et sa oled juba nagu saavutanud nii-öelda selle järgmise taseme, aga mitte kõige nagu paremas mõttes. Ehk et coaching on tegelikult nendele inimestele, kes tahavad järjepidevalt kogu aeg oma ellu paremaid tulemusi. Ja sellist asja ei ole, et sa saad valmis, alati saab paremaks. Et mina ise tunnen nii, et see hetk, kui sa tunned, et sa oled valmis, siis juba hakkab tagasiminek. Mulle endale tundub niimoodi. Ja miks mina tulin siia coaching usse, siis noh, neid põhjuseid on palju. Minu lugu, noh, me tulime muidugi paarina koos, Kaarliga koos. Aga ma alguses, kuna noh, minu nagu mees reaalselt tema nagu otsis ja ma aitasin tal nagu leida seda õiget inimest. Ja ma tõin talle nagu väga palju erinevaid variante ja ma tahtsin, et ta saab ise oma energiaga otsustada, kes tal nagu kõige parem on, sest meie oleme ikkagi need sisetundega tunnetajad. Ja sest sisetunne mitte kunagi ei valeta, kui sa oskad seda kuulata. Ja kui ma tegingi oma koolitust ja kutsusin sinna teadlikult tegelikult ju väga palju erinevaid koolitajaid, mul oli palju erinevaid koolitajaid. Ja tegelikult ma tõin, üks mõte oli ka see, et ta saigi sealt valida, näha nagu. Ja kui seal palju erinevaid koolitajad ja coach'id siis rääkisid, siis ja veel kuskilt veel mingisuguseid talle soovitasin, ma mäletan tollel ajal, siis ta ütles, et absoluutselt kindel valik on Karmo. Ja ma küsisin, et noh, ja mulle meeldis see valik sellepärast ja seal on hästi lihtne ka põhjus, mida siis nagu ütleme nii, et mina naisena oma mehe jaoks hindasin, oli see, et sul on niisugune tugev energia, tugev meesenergia, sest et ma nägin, et just nagu see oli see, mida tema tegelikult tahtis ja otsis, vaata seda tugevat energiat juurde, sest meestel peab olema see tugev, see mehelik energia peab olema see, mees on ikkagi see, kes on jahil, eks ju. Ja noh, peaks olema, võiks olla kui me räägime, kui me lähme nagu aastaid tagasi, ma mõtlen just aastaid tagasi selle koha pealt, et kunagi olid ju naised korilased ja mehed kütid, onju. Et noh, absoluutselt. mina olen hästi loodusseaduste ja selliste nagu fänn ja minule meeldib, et on ikkagi naisenergia ja meesenergia. Ja me teadsime, et me naist kindlasti ei taha coach'iks, see oli meil nagu kindel ja me tahtsime just meest, seda meesenergiat. Ja tollel hetkel ma ei mõelnud selle peale, et noh, et temale vaatad, et ma ise pean ka tulema, onju. Aga siis, kui läks jutustamiseks ja kui ma nägin, et seal on ka teised paarid ja sa ise vaata rääkisid mulle sellest, siis ma sain aru, et absoluutselt minu teine põhitõde on see, et õppimine peab alati koos käima. Aga ma ei teadnud tol hetkel, kui ma su poole pöördusin, et seal on nagu noh, niisugused variandid olemas, seda ma ei teadnud. Ja, ja siis ma saingi sellest aru, et issand jumal, kui tema läheb coaching us, siis ma jään ju maha, ma ei taha maha jääda, number 1. Ja number 2, ma sain aru sellest, me vaatasime lihtsalt kui meesenergiat tollel hetkel, meil oli üldse teised eesmärgid tegelikult, me vaatasime niisugust nagu meesenergiat. Ja, ja siis ma sain aru, et vau, et tegelikult seal on ju palju enamat, on ju, et just see mõtteviisi, kogu need süsteemid ja asjad ja siis ma hakkasin oma elu peale mõtlema ja hakkasin oma elu tagantjärgi analüüsima ja sain aru, et iga inimene, ettevõtjad eesotsas, aga iga inimene peaks mõtlema oma elu üle järele heas mõttes, et mõtle korraks oma elu peale, et kus sul on olnud kõrgemad momendid ja kus on olnud madalamad momendid ja seal on nagu väga konkreetne mõtteviisi süsteem juures. Ja siis ma sain aru, et issand, muidugi, et mina pean ju ka seal juures olema, nagu sa mulle ütlesid, et Ketlin, et see on väga tore, on ju, et ainult tahtsin mehele kingitust teha, aga sa pead ise ka tulema, sest noh, tagajärg ei pruugi sulle pärast meeldida, on ju. Ja ma olen sellega nagu ma ei kujutaks ausalt öeldes ette,
et Kaarel oleks seda programmi üksi läbinud ilma minuta või kui mina oleksin seda üksi teinud ilma temata. Et kui me muidu coaching usse tuleme otsima tihtipeale, et oma äris või professionaalses mõttes nagu elu paremaks saada, siis mina ütlen, et see on alati tagajärg. Mina ütleks, et meie suhe on arenenud hoopis uuele tasemele, mis on nagu, see on minu jaoks kõige suurem vili. Number 2, ma pärast kirjutan ka, mul on kõik need märksõnad tegelikult olemas, ma võtan nad kokku. Aga see on nagu see kõige suurem asi, et on see hingerahu, et meil on teadlikkus, mida me üldse tahame, kuidas me tahame ja see kandub ka ju lastesse edasi täpselt samamoodi. Ja 100%. on ju. Ja ma näen nagu oma lapse pealt seda, ma näen seda rahulolu, ma näen seda, kuidas kõige ägedam on ka see, et sa ise teadlikult kogu aeg aeglustad, mis on nagu, ja mis on kõige ägedam, et Kaarel aeglustab, mis on minu jaoks nagu sihuke, sest Kaarelil, kui me kokku saime, kõik oli kiiresti, korraga ja hästi palju, vaata. Ja nüüd on tal niimoodi, et ma pean mõtlema selle üle, vaata. Kusjuures ma just panin üks päev vaata, et coaching ei ole inimestele, kes tahavad mingit life hack'i, et tulevad ühe päeva sündmus ja nüüd on ja kõik on korras, vaid see on pigem enda sisse süüvimine ja enda, kuidas ma ütlen siis, iseendaga kooskõlas elamine, vist on kõige parem väljend sellele asjale, ma arvan. Just. Ja see ja asjad juhtuvad nagu, meil just on siin, ütleme nii, et ma saan olla, ma täna julgen seda, nüüd ma julgen seda juba kindlalt väita, sest täna on täpselt 6 kuud sai meil. Täpselt Sellepärast ma siin olengi, sest ma mõtlesingi, et täna on nii hea seda tähistada väikese vestlusega. Just, me alustasime 10. jaanuar ja täna on 10. juuli ja noh, muidugi see kõige suurem tagajärg on muidugi kõrgem rahaline sissetulek, sellepärast et mul on täna päriselt palju parem sissetulek ja ma pean selle nimel, ma ei pea nii palju tegutsema kui varasemalt. Ja see on see, mis annab nagu veel parema hingerahu ja mis on veel ägedam, ma näen, kuidas see kõik kasvab, et ma pean nagu, kus ma ütlen, kui ma ennem rapsisin, ma ütlen otse välja, ma nagu rapsisin, ma sain tulemusi, aga need olid rapsimise tulemusel ja mu hing ei olnud rahul. Ma tegelikult olin iseennast kaotanud. Ketlin, aga täna, edu on raske töö tulemus, see on ju eestlaste uskumus. Mina olin ka sama uskumusega. Ma pean ju seda tegema, see on ju minu sees peidus, seda on räägitud põlvest põlve. Ma tõmblesin nagu segane. Sa tead seda ja seda teab kõik eestlased, kes seda intervjuud või vahet ei ole, mis maalt nad on, kes vähegi on mind jälginud, mul on hull rapsimine olnud. Täna on pigem see, et võib jääda mulje sotsiaalmeediast, et ma teen väga palju, aga tegelikult mul on enamus aega oma perele. Ja kõige ägedam on see, et mul ei ole kunagi elus olnud seda olukorda, et ma olen selle poole aasta jooksul juba 2 korda puhkusel käinud. See on minu saavutus. Ja kõik oli veel ägedam, kui ma tagasi tulin. Ehk siis selle 6 kuuga mul on rohkem puhkusi kui kunagi alles varem, mul on rohkem raha kui varem, mul on peres rõõm, mul on hingerahu, ma naudin, ehk siis ma oskan iseennast ja oma hinge jälgida, mille ma olin tegelikult elu nagu möllu sees ära kaotanud. Ja noh, mis saab paremat olla. Ja nagu kõik see tarkus ja sinu puhul, Karmo, kõige ägedam on see, et sa oled, mida ma üldse ei näe inimestes ja ma ei näe seda väga paljudes coach ides kahjuks, et sul silmad säravad kogu aeg. Sul silmad säravad, sa naudid, mida sa teed. Ma näen, et sa päriselt tahad, et inimestel läheb hästi ja ma näen, et sulle läheb see korda ja sa tahad ise kogu aeg juurde õppida, et sa oled hästi näljane ka uute teadmiste järgi. Ja see on nagu, mina vaatan alati nende inimeste poole, kes ka ei rahuldu vähesega ja tahavad kogu aeg edasi minna, on ju. Täiesti arusaadav, sest sul läheb igavaks, kui inimene ei püüdle mitte millegi poole, see on nagu paari suhtes, kui üks inimene on settled, kuidas see on siis maha rahunenud ja paigal püsib, on ju, et nii ongi nagu hea, tegelikult on endale maha müünud idee, et mugavustsoonis on hea olla. Jep, ja üks kõige nagu, ma arvan, et see võib-olla on teistele inimestele hästi suur asi, minu jaoks ta võib-olla nagu, noh, ma olen võib-olla nüüd juba harjunud selle paari kuuga sellega. Aga ma arvasin kunagi, et mu hauakivile saab ka HR kirjutatud, ehk siis personalitöö. Ja ma olen seda teinud 17 aastat ja tegelikult ma kaotasin oma identiteedi
aga ma ütlen ausalt, tänu sellele coaching ule ma sain oma uue identiteedi ja ma sain aru, kes ma päriselt olen. Ähm, ma sain aru, mida ma tegelikult pean tegema ja see on niisugune, nagu see ongi vabadus. See on vabaduse tunne ja see on niisugune nagu rahulolu ja ma täna nagu noh, ükskõik, isegi kui mingisugused mingid andestamised või raskused või mingid asjad, mis on sees olnud, et ma olen suutnud ka endale hästi palju andeks anda mingisuguste mineviku vigade eest, mis tegelikult käisid mul nagu taakadena kaasas. aga kogu see noh, kõik need peatükid, mis seal on 12 peatükki, on ju, käime seda kõik koos läbi, saame arutada, jagada, noh muidugi sa pead olema ise väga kaasas, et mina ise olen olnud lihtsalt väga, kus ma ütlen, nagu tubli ja korrapärane õpilane, ma ise tunnen vähemasti niimoodi, et ma olen olnud, olen Karmo või? absoluutselt, ma just tahtsingi siin öelda, et coaching ust saab kasu siis, kui sa teed nii, nagu sul palutakse teha, ehk nii, nagu süsteem ette näeb. Mhm, ja kui sa ei tee, see on nagu trenni minnes, sa võtad oma mhm, personaaltreeneri, käid temaga iga nädal trennis ja siis just. saad temaga kokku, ütled treenerile, palun Mhm, sina tee trenni, ma nüüd vaatan sind siit pealt. ja mhm, siis ütled kuu aja pärast, aga minu tulemus ei lähe paremaks. muidugi ei lähe, sest sa ju ei ole midagi teinud, mis on programmis ette mhm, nähtud, vaata, et seal ei olegi rohkem küsimust. mhm, sa oled väga tubli olnud ja see ongi nagu, et ma olen alati kõigile öelnud, te saate sellest programmist täpselt nii palju, kui te ise panustate siia sisse. mhm, see on nagu kokkamise õppimine või ma ei tea, IT õppimine, mis iganes see on. mhm. no mina küll tunnen, ja kui näiteks mingit raskust vaata oli või ma nägin vahepeal Kaarliga, et noh, mingi keeruline noh, koht, ma ei osanud teda aidata, siis ma ka vaat suunasin, et kuule, et nüüd on eraldi vestlust vaja, et palun rääkige, sest mina tundsin, et tal on vaja seda mees mehega vestlust. Mhm. ja et seda nagu tunnet ma väga tundsin, aga jah, ma ütlen seda nagu väga keeruline sõnadesse panna, minu tulemused peaksid olema suurelt igale poole näha, mis on juhtunud selle 6 kuuga ja, ja sellepärast ma ütlengi, et kui sa nagu tahad ka samasuguseid tulemusi või veel paremaid tulemusi, siis mida sa ootad? käi see protsess läbi minimaalselt 6 kuud, minimaalselt, minimaalselt ja sest see on see, et sa saad asjast aru, nüüd tuleb hakata harjumusi looma, et see ka nagu harjumusena ei jääks, et see ei tähenda, et see on ainult 6 kuud, on ju. mina vähemalt ise tunnen niimoodi, mis siis tähendab seda, et see nõuab ka tegelikult tohutut järjepidevat tööd iseendaga, seal on väga palju analüüsi, väga palju mõtlemist, väga palju kirjutamist, väga palju ebameeldivaid küsimusi, ka tihti väga palju ebameeldivaid selliseid, et sa oma kaasaga või perega, et ega alguses kellelegi ei meeldi, kui sa torgid mingite vastikute asjadega. see üldse ei küsimused on meeldi, vastikud asjad. väga vastikud. aga kui sa selle nagu läbi, ütleme nii, et mul oli väga palju egoteemasid, hästi palju egoteemasid oli, kus ma pidin vaatama nagu, vaatasingi ausalt otsa, ütlesin, Ketlin, sa oled ego. see tuleb nüüd ära korraldada siit. pühi see ego minema siit. ja õnneks olid väga head tööriistad, kuidas sa sellest egost lahti saad. ja see ego käib meiega nagunii kogu aeg kaasas, sellega tuleb kogu aeg tööd teha. no kui ma lähen pubis, siis ma ütlen alati, et mul on ühte kohta juurde vaja, et minu ego tuli minuga, vaata. just. sest see paratamatult, see on meiega alati kaasas, on ju, selles mõttes meil on, aga me ei tohi lasta tal nagu dikteerida seda oma käitumist ja olemist, vaid pigem on ta, et mina ütlen, et ego on selline tore asi, mis, kui sa nagu tead, et sa oled hea inimene ja sa kasvad ja arened ja pakud väärtust, siis see on tore asi. aga kui sa oled vastupidine, kui sa oled vastik ja õel ja siis oled selline egomaniak, et ma tean ise kõike ja noh, me oleme näinud neid ülemusi Eestis vabalt, võime rääkida sellest, kes arvavad, et nad teavad kõike. ja siis, see, kui kes teab kõike, ei tea mitte midagi. jah, see on ammu teada tõde, aga noh, las ta jääda. Mhm, nii et tegelikult see teekond on olnud selline vahva ja kui me võtaksime selle kokku, nagu ma tean, et sa teed kokkuvõtteid alati, sul on nii tore, mhm. mulle meeldis eelmine kuu tegite Kaarliga koos, et me kes teeme täna samamoodi, saad ah, oodata varsti, see tuleb õhtupoole, sest meil on vaja veel paar lihvi teha. selge, siis see videot saab pärast vaadata ja siis Mhm. lugeda veel juurde, nii et tegelikult mis on selline, mis sa paneksid inimesele, mina ütlen niimoodi, mis sa paneksid inimesele südame peale, et see ootamine tegelikult, et järsku tuleb õige hetk, ei tasu ennast kunagi ära vaata. ma ütlen väga konkreetselt, ükskõik millega sa ei tegele, vahet ei ole, kas sa oled ettevõtja või teed sa mingit palgatööd või oled sa juht või ükskõik mida sa teed. minu meelest elu on liiga lühike,
et seda elada pideva mittetäiuslikkuse tundega. Ehk et elu tuleks elada täiel rinnal. Ja minu silmes täiel rinnal elamine ei ole raha tagaajamine, vaid täiel rinnal elamine on see, et sa saad aru, kes sa üldse oled, miks sa siin elus oled. Kõige ägedam on minu meelest just see isiklik elu, et sul on isiklik elu paigas, et sa tegutsed selles suunas, et sul on kodus kõik hästi. Minu jaoks on see. Ja number 2, sõbrad. Kes on su sõbrad, kes on su tegelikult sinu sõbrad? Ja sõna otseses Päris mõttes suur erinevus on ju. tegelikult seal on nagu väga suur erinevus, et saa aru, mis su ümber toimub. Perekond, sõbrad ja kui sa tead, kes sa ka oled, siis sul tekib lihtsalt igapäevane elu nautimine. Et minu meelest kõige suurem saavutus elus on see, kui sa ootad nädalavahetust ja sa ootad jälle tööle minekut. Et sa ootad nagu mõlemat võrdselt, vaata, on ju. Ehk et kui sa tahad elada täiel rinnal ja nautida igat sekundit oma päevas, siis miks sa ootad? Tule kohe ja muuda nagu poole aastaga oma elu täiesti ringi. Ja kui sa veel ei tea, siis mina tulin välja väga suurest pankrotist, milles nagu suur osa inimesi ei oleks elus välja tulnud. Ma ütlen ausalt, ei oleks elus välja tulnud see, kus mina olin. Aga ärge oodake seda hetke. Nautige kohe. Ja kui mina suutsin teha väga suurest august 6 kuuga totaalse muutuse, siis no ma ei kujuta ette, mida sina veel kõike suudad. Nii et alati tuleb kohe alustada ja rahaga on niisugune lugu, et see raha tekib kohe, kui on otsus. Absoluutselt olen sinuga nõus, nii et asi ei ole mitte selles, kas sul on raha, asi ei ole selles, kas sul on ettevõte, asi on selles, kas sa tahad oma väärtushinnangute järgi elada ja päriselt elu nautida. Nii et aitäh sulle, Ketrin, selle aja eest. Ma tean, et sul on kiire järgmisele kohtumisele, nii et kõike head ja aitäh sulle selle tagasiside eest ja pärast jagan siia juurde seda ka linki, kus Ketrin ja Kaarel siis võtavad isiklikult kokku selle viimase nüüd kuu või terve lausa 6 kuud. Ma ei teagi, mis nad täpselt teevad, aga see saab olema põnev. Selge. Aitäh sulle ka, Karmo. Fantastiline. Aitäh. Tšau. Tšau.